10+ aastat tagasi oli hästi palju sümptomeid, üks sümptom ajas teist taga. Ja alles siis, kui ma sain vähidiagnoosi ja tervenesin, tuli mul väga tugev sisetunne juhatus, mis ütles mulle, Maris, siin peab olema midagi veel. See ei saa lihtsalt olla, et sa said nagu justkui terveks, et nagu sümptomit ei ole, aga sa pead jääma terve elu käima kontrollis ja elamagi selle kabuhirmuga, et mis siis, kui haigus tuleb tagasi, mis siis, kui ma ikkagi suren ära, mis siis, kui, sest neid juhtumeid on nii palju, kus inimestel tulevad haigused tagasi või eskaleeruvad või lähevad hullemaks. Ja mulle ei tundunud see õige, mulle ei tundunud see õige, et ma olen 34 ja ma pean terve elu, kuni ma suren 80, 90, 100+, elama kabuhirmus, et vähk võib tulla tagasi. Ma pean jääma terve elu käima kontrollis ja iga kord minema kontrolli hirmuga, et ma saan halvad uudised, mulle ei tundunud see okei. Võib-olla enamus inimesed suudavad selle hirmuga hakkama saada, aga mina ei suutnud. Ja ma sain aru, et ma pean uurima välja, miks ma selle sain. Ma pean uurima välja, kuidas ma selle sain. Ma pean uurima välja, kuidas ma saan selle juurpõhjuse tervendada. Ma isegi toona ei teadnud sõna juurpõhjust, aga ma teadsin, et ma pean leidma üles, miks ja saama selle tervendatud. Et see ei ole loogiline, et okei, sümptom saab nagu keemiliselt, nagu ütleme, arstlikult eemaldatud, aga et ela oma elu edasi ja lihtsalt käi jätkuvalt kontrollis ja ongi kõik, see ei tundunud mu kehas õige kood, see ei tundunud mu kehas õige informatsioon, see ei tundunud mu õige, see pani mu keha valutama, see pani kuidagi mind kokku tõmbama keha, niimoodi krampi minema, hirmu minema. Ja ma teadsin, et siin peab olema midagi veel, ma ei saa lihtsalt elada nii, nagu iga teine inimene elab kabuhirmus. Ja siis ma läksin juurpõhjuse teele. Ma ei teadnud isegi, mida ma otsin või et kust ma selle leian. Ma ei saanud üldse aru, et üldse selline inimesi on, kes üldse tuvastavad, ei olnudki, mina pidin sellele teele ise minema. Nüüd ma saan aru, et see oli mulle juhatatud. Ma sündisingi selle ütleme andega, see ongi minu tee, et ma pidin selle ise välja uurima ja ise välja juurima. Ja kui mul ei oleks toona peale vähist tervenemist tulnud tugevat sisetunnet, et sa pead, Maris, hakkama uurima, siin on midagi palju sügavamat veel, et see ei saa lihtsalt nii olla. Jumal tänatud, et ma hakkasin uurima ja järgnesin enda sisetunde juhatusele. Ja järgnesin sellele tugevale survele, mis mul seal viimasel päeval haiglas öeldi. Justkui ongi sisetunne, kõrgem juhatus, mõni ütleb Jumal, mõni ütleb kaitseingel, ükskõik. Minu jaoks on see kõik üks energeetiline vorm, sosistab mulle. Maris, siin on midagi veel. Ja jumal tänatud, et ma ei läinud mõistuse rada, et ma ei tea, ma olen mingi, hakkan hulluksid minema ja olen ja bla ja panen tabletid peale ja mis see sisetunne muga räägib siin. Jumal tänatud, et ma kuulasin ise ennast ja läksin juurpõhjuste tervendamise teele. Mul läks 2 aastat aega, et aru saada, et tervendada ära juurtasandil see kehas. Niimoodi ma tundsin kogu kehaga, et nüüd on paigas, ma olen aru saanud seostest, ma olen aru saanud, kuidas ma olen selle ise loonud, kuidas on eskaleerunud. Aga tahan öelda seda, et alati vaata sügavamale, punkt number 1, punkt number 2, järgne enda sisetundele. Paralleelselt, ükskõik kus sa oma eluga ei ole, sest kui mina ei oleks järgnenud sisetundele, siis ma ei oleks täna siin, kus ma olen. Ma ei saaks vaadata teiste inimeste sümptomite juurpõhjustesse ja neid ära tuvastada, kui ma ei oleks seda teed ise läbi teinud. Seda on ainult võimalik õpetada läbi enda, kui sa oled selle ise ära teinud otsast lõpuni, mitte jäädes keskele toppama ja elades kabuhirmuga elu lõpuni edasi.